Hei sina, kas sa tead, kust sa pärit oled? Millal sa paksuks lähed? Või kuna sa kiilakaks jääd? Mis töö sulle sobib? Või mis haigus sind ohustab? Kui pikalt sa elad? Vastused nendele küsimustele on kõik olemas. Need on kõik kirjas. Aga seal, kus sa neid palja silmaga lugeda ei näe. Geenides. Geenid on pärilikkuse kandjad kõikides elavates organismides. Ja geene anname edasi põlvest põlve oma järglastele ja niimoodi on siis garanteeritud evolutsiooniline areng. Geenid on igas raku tuumas. Kui me räägime kõrgematest organismist, imetajatest nagu meie, siis on igas rakus on rakutuum ja rakutuumas on geenid, mis nad moodustavad kromosoomid ja huvitav on see, et iga kord, kui rak jaguneb ja see on erinevad rakkud on erinev, aga keskeltläbi näiteks 100 päeva tagant, siis sünteesitakse see DNA kõik uuesti, et tütarrakud saaksid samuti selle DNA. Ja see kujutage ette, kui peate kirjutama raamatut ringi. Vanasti mungad kirjutasid kloostrides raamatuid ringi ja kujutage ette, vahel mõni täht läheb valesti ka ja niimoodi tekivadki variandid. Ja seepärast me ei olegi kõik ühesugused. Minu ja teie vahe on üle 3 miljoni variandi, aga need tulevad 3000 miljonist. Ja see umbes 1% erinevust teebki meist erinevat. Kõik, millised me oleme ja mida me teeme, sellel on kõigil geneetiline tagapõhi. Aga meil on geene üle 20 000 ja igal ühel on rohkem nagu valgulisi produkte kui üks. Need valka meil palju rohkem kui 20 000. Seal on niimoodi, et DNA-st kõigepealt tehakse RNA, see on informatsiooniline nuklinapp ja need RNA molekulid lähevad juba rakutuumast raku tsütoplasmasse ja seal on niisugused masinad, mida kutsutakse ribosoomideks ja nemad sünteesivad kõik valgud. Ja see on see, millest me koosneme. Juba vanasti meil õpetati koolis, et elu on valkude elu. Ja selleks ongi vaja, et ütleme, DNA on niisugune informatsioonipank. See on, ma vaatan siin aknast välja maja, see on nagu majaprojekt, mis on seifis. Nüüd, kui need ehitajad tulevad, siis nad võtavad projekti korraks välja, teevad tast koopia. See oleks nagu see informatsiooniline RNA. Sellega minnakse platsi peale, hakatakse maja ehitama, et sinna pannakse mingid kivid ja paneelid ja aknad. See on nagu need valgud ja niimoodi lõpuks saab maja valmis. Nii et seifis on projekt, kui tahaks uut maja teha, võetakse uuesti see projekt välja, tehakse uus koopia ja tehakse jällegi uus maja, uued valgud. Ja selleks ongi DNA-d vaja ja tema on stabiilne, püsiv, aga kuna teda kogu aeg kopieeritakse, siis tekivad seal ümberkirjutuse käigus väiksed vead ja see teebki meist kõigist isikupärased organismid. Ja võib öelda seda, et esimene suurem seadus ihiksuse psühholoogias või selles psühholoogia osas, mis tegeleb inimese iseloomu ja käitumisega, on see, et vähemalt 50%, nüüd tuleb muidugi öelda, millest inimese käitumise erinevustest või variatsioonist on määratud inimese geenide poolt. Ja see ei puuduta mitte ainult näiteks seda meelekindlust, millest ma rääkisin, aga ka neurootilisust, kalduvust tunda negatiivseid emotsioone. Võiks öelda, et kõik olulised isiksuse omadused on vähemalt 50% ulatuses geenide poolt määratud. Psühholoogias oli niisugune ettekujutus, et kõik sõltub kasvatusest. Oli üks kuulus Ameerika psühholoog, kes ütles, et andke mulle tosin lapsi, terveid füüsiliselt normaalsed ja tema võib leida, konstrueerida selle keskkonna, et kasvatab selle ükskõik kelleks, olgu siis pankuriks, kirjanikuks, heliloojaks või isegi taskuvargaks, nii et selles mõttes oli see psühholoogidel oli suurusulustus, nad arvasid, et keskkond mõjutab kõike. Geneetikutel pole kunagi sellist suurusulustus olnud ja nad on realistid ja teavad väga hästi, et geenid määravad ainult üldise nii-öelda
suuna või plaani, mille suunas inimene liigub, aga see, kas ta sinna kohta jõuab, sõltub ikka väga palju inimest endast. Inimese keha on nagu masin, ainult bioloogiline. Harjumatult keerulisest ja pretensjoonikast materjalist. Geeniinfo on selle masina kasutusjuhend. Kui sa seda ei loe, siis õpid sa oma masinat kasutama katsetamise teel. Õpid vigadest ja maksad neid kinni. Arvesta ainult, et elu pole survepesur või tolmuimeja. Iga viga võib olla kallis. On vigu, mida ei saagi parandada. Täna, kui me vaatame siit ilmast lahkumise põhjuseid, siis esimene on kardiovaskulaarne tõbi või haigus, edasi tulevad nii-öelda füüsilisest mõjutusest tingitud surmapõhjused, siis kasvajad ehk siis vähktõbi. Umbes veerandsada aastat on Eestis keskmine eluiga kasvanud ja tänaseks ju meestel on keskmine eluiga 74, naistel 82 aastat, aga see on vaid üks näitaja, et vähem räägitakse tervena elatud aastatest ja selles osas on näitaja kehvem, ehk siis tervena elatud aasta näitab, kui palju aastaid inimene oma elust kvaliteetselt elab, kui palju ta elab ilma terviseprobleemideta, ilma krooniliste haigusteta, ilma tervisest tulenevate tegevuspiiranguteta. Ja mehed keskmisest elueast elavad 20 aastat terviseprobleemidega ja naised üle 20 ehk siis 23 aastat ja selle ennetustöö eesmärk, mida me Tervise Arengu Instituudis teeme, on püüda kasvatada või suurendada tervena elatud aastate arvu. Kui kunagi oli arenenud maailmas kõige suurem pahalauniste kasvajate tekkepõhjus suitsetamine, tubakas, siis suitsetamise olulise vähenemisega on need rõhud muutunud. Ja tänapäeva arenenud ühiskondades on hakanud riski tõstma hoopis ülemäärane kehakaal ja vähene füüsiline aktiivsus. Ja lõpuni mõtestamata kasvajate tekkel ei ole ka alkoholi roll. Ei ole väga teadvustatud, et alkohol tegelikult tõstab väga paljude kasvajate riski. Suitsetamisest teatakse rohkem, aga tegelikult peaks ka alkoholi suhtes toimuma samasugune kultuuriline muutus, kui on toimunud suitsetamise osas. Vaatame näiteks surmastatistikat läbi aegade, siis see nii-öelda see, et millise haiguse kätte me sureme, et see võidujooks on väga erinev. Näiteks 60. aastatel eelmise sajandil inimesed surid hoopis teistel põhjustel, kui nad surevad praegu. Nii et selles mõttes on juba muutused toimunud ja see on väga nii-öelda hea märk, et kui inimene muudab oma käitumist, siis võib ka nii-öelda, kui võiks öelda, siis geenide needusest lahti saada. Nii et see ei ole niisugune elu ja surma küsimus, ei ole geenid, vaid on pigem ikka elu küsimus. Oled sa kuulnud sellisest asjast nagu saatus? See koosneb nimelt 2 osast. Üks on see, mille sa juba sündides kaasa saad. Hapetesse ja valkudesse talletatud informatsioon, mis juhib sinu keha ja isiku omadusi. Määrab sinu võimalusi. Seab piiranguid. Selles mõttes on ta saatus, selles mõttes, et me teame seda, et see on nagu geenid, pooled geenid me saame oma emalt ja pooled geenid saame oma isalt, eks selles on nagu kaardipakk, mis segatakse juhuslikult laiali ja selles mõttes on see, võib ka saatuseks nimetada. Jah, esiteks esimesena hakati uurima sugupuid ja mina tean 2 niisugust kuulsat sugupuud, mida kohe algusest peale kasutati, on muidugi Bachide suguvõsa, kus on nii palju väga häid heliloojad kui ükskõik kus mujal. Ja teine on näiteks on kuulus Šveitsi perekond, Bernoulide perekond, kus on vähemalt 20 ülihead matemaatikut maailma tipptasemel.
ja väga huvitav on nende elulugusid lugeda, sellepärast, et vanemad ja suguvõsa üldse ei tahtnud, et nad matemaatikuteks hakkaks, et kaupmees või mingi muu amet oli palju auäärsem kui näiteks virelev ülikooli professor. Aga juhtus ikka niimoodi, et ikka väga paljud seal Bernoullis, ma arvan, vähemalt 20, mis tähendab seda, et mingid head omadused või mingisugused andekused on ikkagi liikuvad perekonniti, mis viitab sellele, et seal peab olema geneetiline taust. Nii et aga mis puudutab siis kahte asja, mida psühholoogia võib-olla kõige olulisemaks peab ja uurib, on üks vaimne võimekus. See on see, kuidas inimesed saavad aru keerulistest ülesannetest, kuidas nad lahendavad keerukaid olukordi, kuidas nad saavad aru keerulistest kontseptsioonidest, mida me nimetame siis intelligentsuseks. Siis intelligentsus erinevalt, ütleme, isiksuse omadustest on veelgi suurema geneetilise kontrolli all. Kuni 70% inimese vaimsest võimekusest on määratud nende geenide poolt, mida me oma vanemate käest saame. Kui kaua inimene elab, sõltub kahest asjast. Sõltub geenidest, nendest variantidest, mis tal on kaasasünnud, ja sõltub elustiilist, kuidas te oma elu elate. Ja ma ütlen ainult seda, kui elustiil ja keskkond on kõigil võrdne, siis rolli mängib geneetika. Kui elustiil ja keskkond on inimesel erinev, siis on väga raske öelda, kus maal lõpeb geneetilise info mõju ja kust algab keskkonna mõju. Aga ma ütlen seda, et mida vanemaks inimene saab, seda suurema osa määrab geneetika. Teine osa saatusest on see, mille sa ise juurde kirjutad. Kui sa ei kirjuta, siis kirjutab keegi teine. Või läheb täpselt nii, nagu tõenäosus tahab. Kõik on muide võimalik. Võib lihtsalt juhtuda, et sa pead otsetee asemel valima pika ja porise raja. Kõik oleneb sellest, kui väga sa tahad ja kui palju sa viitsid. Tõenäosuse vastu saab ainult tahtejõuga. Aga isegi tahtejõu kogus on geenidega ära määratud. Ma ise ei ole suur saatusesse uskuja, aga tõesti üht-teist on ette määratud, sealhulgas meie geenide poolt. Aga ma arvan, et on see siis geeniinfo või midagi muud, mida inimene on elu jooksul enda kohta õppinud, mis on tema tugevused, nõrkused, iseloomu omadused. Kogu seda infot saab kasutada inimene elus valikute tegemiseks. Et tõesti, kui sa tead, et sul on seda tüüpi haigusrisk, sa võib-olla teedki teised otsused. Suurema vähiriskiga inimene ei lähe tööle töökeskkonda, kus on kantserogeene. Et seda tüüpi otsuseid elus saab lihtsalt targemini teha, kui me teame rohkem enda kohta. Nii et mina seda ettemääratust nii väga ei usu, rohkem arvan, et inimene tahab teha informeerituid valikuid ja neid valikuid võiksid saada teha kõik. Spetsialistid alati räägivad, et geenid ei ole kohtuotsus, see ei ole lõplik asi, mis määraks ära inimese saatuse, see ei ole niisugune märk, mis on lauba peale kirjutatud, et seda, vaid vastupidi, see on väga tihti või eelkõige või kõige sagedalimi on see niisugune hoiatussignaal või üleskutse või alarm, mis ütleb, et sind võivad sellised asjad oodata. Ja mõistlik on see, et kui sa tahad, mõni võib-olla ei tahagi, kui sa tahad kaua elada, kui sa tahad tervelt elada, siis sa pead muutma näiteks oma eluviise. Eluviiside muutmine ei ole lihtne, aga ta on, ma arvan, et enamus inimeste võimetes. Kuna geenidoonorid on täiskasvanud inimesed, siis enamuses me oleme juba kõik väga õnnelikud, et me oleme nii vanaks elanud, et ega meil midagi väga hullusti mitte kellegi genoomidega ei ole. Et selles mõttes, isegi kui näiliselt on geneetiline risk sinu vastu, siis ega see alati ei tähenda 100% haigestumist. Et geneetika on selline üks komponent paljudest. Ma arvan, et inimesel on ikkagi ka vaba tahe ja inimene peab otsustama väga palju oma elustiili üle ja
ja ka suutma ennast kontrollida teatud mõttes, et ei ole niimoodi, et saatus ütleb, et ma pean tegema niimoodi. Ei, et inimesel on ikkagi oma vaba tahe ja mina usun nagu selles, et inimene suudab seda kontrollida. Võimalik, et geenid mängivad vahetevahel veidike rolli, et kas ma olen hasartsem, kas ma olen alalhoidlikum. Tõenäoliselt seal on mingi geneetiline komponent isiksusomadustega. Tõenäoliselt mõned isiksusomadused, kas ma olen kuidagi rohkem vastuvõtlik näiteks mõnuainetele, olgu ta tubakas või narkootikum või nendel tõenäoliselt on seal mingi komponent olemas geneetiline. Aga ikka igal inimesel on mingi vaba tahe ka, et suudab ka sellest hoiduda. Me sünnime kõik erineva nagu potentsiaaliga ja elu käigus me saaksime neid riske natukene hajutada, käitudes nii-öelda tervislikumalt. Ei suitseta, kehaline aktiivsus, sööme normaalselt, mitte ainult vorsti ja limonaadi, mida paljud teevad. Meie uuringud näitavad, et suur hulk inimesi ainult elavadki vorstist, limonaadist ja natukene leiba. Et ma tahan öelda seda, et see on kõik kompleksne. Kui me teaksime oma geenivariante nagu päeval number 1, siis me suudaksime võib-olla paremini oma elustiili valida selliselt, et meil oleks nagu elu pikem ja tervem. Näed, see siin on sinu elu. Iga tera on nagu 1 tund või päev. Kes neid lugeda jõuab? Mul on sulle hea uudis. Meil kõigil on neid teri ühepalju. Pole olemas sellist asja nagu kaua elamise geen. Halb uudis on ka. Need terad on erineva suurusega. Raske haigus võib olla nagu liiva sisse sattunud kivike, mis ummistab kellapeene kaela ja peatab seadme töö. Sellepärast kuula hoolega, kuidas selle keerulise masina eest hoolitseda. Kuidas elada kaua ja tervena, kas või 100-aastaseks. Kasvajad võibki öelda, et on geenide haigused. Kõikide kasvajate puhul on tegemist mingite riikete või muutustega geenides. Osad nendest muutustest on meile kandunud pärilikult. Enamik neid muutusi tekib elu jooksul geenides mitmetel erinevatel põhjustel. Ja lõpuks need muutused summeeruvad ja meie kudede rakud hakkavad käituma kontrollimatult ja tekivadki pahaloomulised kasvajad. Geenid ja südamelihase infarkt on väga tihedasti omavahel seotud, et osadel inimestel on ikkagi tunduvalt kõrgem risk haigestuda ja sageli seda riski me ei tea enne, kui me siis teeme vastava geenianalüüsi. Ja teades, et infarkti oht on suur, on juba võimalik päris varasest noorusest hakata käituma teistmoodi, teades neid kõrgenenud riske. Samuti on võimalik rakendada sellist ennetavat siis ka ravimitega ravi ja kogu see kompleks kokku me võime öelda, et see on uus ajastu meditsiinis, see on personaalne preventsioon või kardiovaskulaarne täppismeditsiin, täppisennetus. Et see ei ole enamasti ju selline raudkindel isetäituv ennustus, vaid see on info, mida me saame oma tervisealaste otsuste tegemisel arvesse võtta, me lihtsalt oleme targemad. Hästi palju see, mida geenid meile ka ütlevad, puudutab selliseid haigusi, mille tekkimist saab elustiiliga kõvasti mõjutada. Kui ei mõju selline tänavakampaania, siis võib-olla see info, mis geenikaardil sinu personaalse haigestumisriski kohta on midagi, mis motiveerib tegelikult inimest oma igapäevaelus korrektuure tegema ja elustiili muutma. Geenid on laev, aga kapten oleme me ise. Nii et selleks, et hoida haigused endast kaugel, me peame tundma oma geene. Eluviisist sõltub ikkagi natukene rohkem kui geenidest. Nii et kui me teame oma geeni olukorda, kas on suuremad riskid südamehaigustesse haigestumiseks, millisesse haigusesse, millised on need elustiili võimalused neid haigusi ennetada. Et kõik see kokku viies me saame leida sellise tee, et hoida ikkagi võimalikult kaugel südamehaigused ja elada kaua ja õnnelikult.
geenid on nagu Bitcoin. Kõik räägivad sellest, aga keegi väga aru ei saa. Sina nüüd saad. Edasine on kõik sinu enda otsus, kui kaua või kuidas sa elada tahad. Meie siin Geenivaramus saame lihtsalt olla sinu parimad sõbrad ja varustada sind geeniinfoga. Ainsa tõelise aardekaardiga. See muutus, mida geeniinfo kasutamine toob, on tegelikult ju väga suur. Nii nagu poes, meil ei ole tumesinised ülikonnad suuruses, ma ei tea, 50 ja kollased kleidid suuruses 38. Ei ole sellised 2 lihtsat valikut keskmises suuruses. Arstide töölaual ei ole seda geneetilist informatsiooni ja teistelt poolt ka puuduvad need IT-süsteemid, mis aitaksid neil näiteks neid andmeid tõlgendada, kui need ka olemas oleksid. Et need on tuleviku suunad, et oleme praegu esimesed maailmas, kes katsetavad sellist asja, et mis siis, kui me loome sellised andmed, paneme arsti töölauale ja see on ennetavalt olemas sellel hetkel, kui arst hakkab mingisugust ravimit välja kirjutama. Et kas siis ravitulemused lähevad paremaks? Sest on olemas konkreetsed uuringud, kus on uuritud, et kas näiteks geneetilise info põhjal antidepressantide määramine oli siis tõhusam või mitte. Ja selliseid uuringuid tuleb juurde, mis tõestavad, et jah, nii ravi oli tõhusam, tulemused olid paremad, kõrvaltoimeid oli vähem, nii et see suund hakkab üha rohkem tähelepanu saama. Me teeme seda vahel ka nii-öelda katse-eksituse teel, eks ole, et proovime ühte ravimit, proovime teist ravimit, proovime kolmandat ravimit. Et siis me saame patsienti ravida efektiivselt kohe tema haiguse diagnoosimisest alates. Ja me saame ka oma patsiente paremini jälgida. Me saame patsientidele öelda, et millal ta peaks arsti juures käima, kui sageli ta peaks arsti juures käima, eks ole, ja kõik sellised põhitõed tegelikult peaks olema perearsti jaoks lihtsamalt nüüd kättesaadavamad. See võiks arsti elu pigem ikkagi lihtsamaks teha ja kergemaks teha ja tegelikult kogu see meditsiinitehnoloogia ja kogu see meditsiin areneb ju selles suunas, et mitte ei oleks keerulisem diagnoosida, vaid oleks diagnostikaprotsess võimalikult ikkagi kergem, lihtsam, patsiendi jaoks vähem jooksutamist ja et ka see ravi oleks tulemuslikum. Inimeste geeniinfo peaks kindlasti jõudma tervise infosüsteemi, nii et kõik perearstid, nende töölaual võiks kohe olla see info minu nimistu patsiendil, inimesel, kes on minu nimistus, on kõrgem südamehaiguste risk, on kõrgem rinnanäärmevähi risk või minde teiste haiguste risk. Ja see ongi see personaalne meditsiin tegelikult. Ühelt poolt me näeme biokeemilisi näitajad, me näeme vereanalüüse, me näeme väga palju muid asju, kas inimene on ülekaaluline, kas ta suitsetab, aga lisades geeniinfo, me saame anda palju parema sellise raviskeemi, me saame ka võib-olla uurimismeetodeid hoopis spetsiifilisemalt käsitleda ja kokkuvõttes inimese tervisele tuleb sellest ainult suur kasu. Eesti geenivarum on see, et kuidas geeniinformatsiooni kasutada meditsiinis, kuidas meditsiin, mis on siiski suurel määral täna arsti kunst, muutuda natuke vähem kunstiks ja rohkem nagu teaduseks. Nüüd me oleme sisenemas personaalmeditsiini nii-öelda projektis teise etappi, kus me hakkame välja töötama lahendusi, kuidas geeniinfo viia inimeseni, tervishoiutöötajani, ehk siis arstide, pereõdede, eriarstideni, et neid andmeid saaks kasutada selleks, et inimestele täpsemaid ravisoovitusi anda, et haigusi ennetada, ravimeid määrata. Praegu on välja töötamisel IT-lahendused, selleks, et geeniinfo inimesteni viia ja arstideni samuti. Ja seda tehakse etapiviisiliselt. Siin on väga palju nüansse, mida tuleb läbi mõelda, alates õigusruumi korrastamisest, siis õiguste andmisest inimese poolt, ehk siis inimesel on õigus oma geeniinfot ise teada, tal on õigus seda mitte teada, tal on õigus seda kolmandatele osapooltele kasutamiseks anda. Need tuleb kõik korralikult läbi mõelda. Siis edasi
tuleb luua IT-lahendused ja rakendused ja läbi mõelda, kuidas täpselt see info liikuma hakkab, kus andmed kogunevad, mis kujul need andmed liiguvad ja kelleni täpselt nad liiguvad ja mis otstarbeks neid kasutatakse. Ehk siis see on väga pikk töö, lähikuudel kindlasti midagi juhtuma ei hakka, aga meie eesmärk on projekti 4. aastaks hiljemalt esimesed rakendused ellu viia ja tööle panna. Geeniinfo jõudmine meditsiinisüsteemi sõltub mitmetest teguritest, et ühelt poolt Eesti Haigekassa vaatest meie loome süsteemi, kus on võimalus neid geeniandmeid kasutada. See, et kas järgmisel aastal 2020 kevadel need geeniandmed sinna jõuavad, sõltub väga palju ka geenivaramust, sõltub väga palju perearstide ja geenivaramu ja geeniteadlaste koostööst, et võimekus iseenesest saabub varsti, aga see saab toimima ainult süsteemi koostöös. Ma arstina näen, et kui me räägime personaliseeritud meditsiinist, siis me ei saa rakendada väga lihtsaid üldiseid geeniinformatsiooni andmisi inimestele, vaid tegelikult me peame seda informatsiooni andma väga täpselt üksikute haiguste kaupa ja koos väga täpse informatsiooniga, mida tegelikult need geenimuutused inimesele täheldavad ja kindlasti peavad see olema juures ka teaduslikult põhjendatud väga täpsed juhised üheks või teiseks tervist säilitavaks või tervist parandavaks meetmeks. Et ühesõnaga ma ei usu seda, et tuleb väga lihtne ja kõigile üheselt mõistetav informatsioon geeniinfo kasutamise kohta. Ja ma arvan, et siin on veel väga palju täiendavaid teaduslikke ja meditsiinilisi arendusi vajalik läbi viia. Ma arvan, et perearstid võivad karta nagu seda, et kui väga paljudele nendele, kui nimistus on paar tuhat patsienti ja korraga 500 saavad mingi hoiatuskirja, siis perearstid kindlasti kardavad, et ei ole mõtet 500 inimest mingi asjaga ehmatada ja see on ka väga oluline, et seda ei tehtaks, et tegelikult see tagasiside on nagu õige, relevantne, peab paika ja selline, mille puhul arst ja inimene koos saavad ka mõelda välja, mida siis sellel puhul nagu ette võtta. Geeniinfo kasutamine perearstide jaoks on paras väljakutse, sest nagu me teame, siis geeniandmetest me saame heal juhul ühe numbri, mis näiteks on riskiskoor haigestuda a la näiteks rinnavähki või kardiovaskulaarsetesse haigustesse. Ja siis on hästi oluline, et kuidas arst seda tõlgendab, kuidas arst suudab inimesele selle sõnumi edasi anda, et ühelt poolt ei tekiks tervise ärevust ja teiselt poolt need inimesed, kes on tõepoolest riskigrupis, seda ka tõsiselt võtaksid. Ja ma arvan, et geneetikat ei ole vaja arstel karta, siin arstid arvavad, et see on väga keeruline, loob lisatööd. See on lihtsalt kui uus instrument. Kui tulid tuumamagnetresonantskaneerimised, siis ei pidanud keegi minema füüsikat õppima arstid, vaid nad loevad seda raportit, mis radioloog kirjutab ja need geneetika on sama. Andes siin võib-olla ise ei kirjuta seda mitte geneetik, vaid tehisintellekt, kes on vastavalt või mis on vastavalt välja õpetatud ja need süsteemid juba paljudes kohtades töötavad. Niimoodi, et ma arvan, et arstidel on see lihtsalt abiks instrument, mis aitab haigusi ja haiged paremini uurida ja hoida nad kauem tervemad ja pikendada tervet elatud aastate arvu. Ma väga loodan, et sellest saab täiesti uus ajastu Eesti meditsiinis. Oled sa kunagi kiirloteriid mänginud? Kumba sa rohkem tundsid? Rõõmsat elevust võidu ootuses või hirmu kaotuse ees? Teatud mõttes on geeniraport nagu ühe mänguväljaga pilet. Kogu küsimus on selles, kas sul jätkub julgust värvikiht küüntega maha kraapida ja tõele otsa vaadata. Isegi kaotusena tundub info võib olla hoopis suur võit, mis makstakse sulle välja tervena elatud aastates. Võib juhtuda, et võidad juurde pool elu.
üks asi, kui sa loed seda, kuidas see geneetiline masin töötab, aga teine asi on sellest, kui sa võtad kätte selle nii-öelda geenibrauseri ja leiad, et sul on üks nipp, mis tähendab siis üks polümorfism, see, mis on muutlik osa. Et see näiteks tähendab sulle, et sa ei talu laktoosi või see tähendab, et sul on mingi muu soodumus näiteks infarktiks või vastupidi ülekaaluliseks, siis võib muidugi võib-olla isegi šokeerida, aga oluline on, ma arvan, et aru saada ja lugeda ja kuulata, mida siis spetsialistid räägivad. Rääkides nüüd geenidest, siis minu meelest on need geenidega seotud hirmud mõneti üle müstifitseeritud. Tegelikult on meil kõikidel ilma mingit geeniinfot teadmata riskid. Ma toon välja, et näiteks Eesti statistika põhjal oma elu jooksul aegestub vähki iga 3. mees, iga 5. naine. Et need riskid on väga kõrged nii või teisiti. Ja lihtsalt on nüüd suhtumise küsimus, et kas me tahame teada võimalikult palju teaduslikku informatsiooni, et nende haiguste vastu võidelda või loodame, et läheb niisama kõik hästi. Ma olen mõelnud, et kui näiteks investeeritakse börsil, siis on ka riskid kaotada oma vara. Ja minu meelest börsil tunnevad kõik huvi selle vastu, kuidas omandada võimalikult palju informatsiooni. Tõenäoliselt ei lähe keegi börsile pimesi, lootes, et kõik läheb niisama hästi, ikka püütakse võimalikult palju informatsiooni saada. Ja miks peaks olema meie tervisega, mis on veel palju suurem vara teisiti, et miks me ei võiks oma tervise kohta tahta teada võimalikult palju informatsiooni, et miks me tahame oma tervise kohta olla pimedad ja loota lihtsalt heale õnnele. Mina küll tahan näha oma geeniinfot. Olen ise ka geenidoonor ja usun, et sellest on minu eluteel kasu. Ma siiralt loodan, et läbi geeniandmete mõistliku kasutuse ma saan elada pikema ja tervema elu. Suur tänu sulle, geenidoonor. Ilmselt sa ei taju veel, kui suure teene sa geeniproovi loovutades tegid. Teadusele ja meditsiinile, inimkonnale, iseendale. See on kolossaalselt oluline, et inimesed üldse tulevad. Meil on üle 70% inimesi Eestis, kes nagu toetab seda, mis me teeme. Meil on lihtsalt kurb see, et me ei ole suutnud nii ruutu edasi liikuda, et nad kõik saaksid juba oma geenikaardid infot. Üle 2000 inimesi on seda saanud, aga ülikool ei ole meditsiiniasutus, me teeme seda ikkagi kui teadust. Nii et muidugi riik on alustanud vastavate nagu siis tegevust, on Tervise Arengu Instituudis on loodud personaalse meditsiini nagu osakond, sinna on võetud inimesed tööle, tervishoiu või seal, mis see on, siis Sotsiaalministeeriumis on innovatsiooni osakond, seal on hulga inimesi töötab, kes selle teemaga tegelevad. Kõik läheb väga nagu jõudsalt edasi, riigihanked on välja kuulutatud, kus arendatakse välja need IT-lahendused, mis on selleks vaja. Ja kõige tähtsam on siin see otsuse toe tarkvara, et mis aitab nendest geenivariantidest, kui me ikka analüüsime 700 000 markerit üle terve genoomi, seda ei suuda ükski inimene nagu üldse vaadata peale, selleks on vaja masinad, selleks on vaja tarkvara, need on kõik välja arendada ja seda kõike tehakse, need läheb veel mõned aastad, aga see tuleb. Mina õppisin ülkoolis arstiks ja oma arstiõpingute kõrvalt ma töötasin molekulaarbioloogia laboratooriumis ja mulle sai selgeks, et tuleviku arsti töös on geneetikat väga vaja. Ja kui ma kõhklesin, et kas minda kirurgiks või jäädagi laborisse tööle, siis minu juhendaja Artur Lind ütles niimoodi, et Andres, need kirurg on seal haiglas juba piisavalt, aga neid inimesi, kes tunnevad arstiteadust ja oskavad ka aru saada molekulaarbioloogiast ja molekulaargeneetikast, neid on väga vähe. Ja ütles niimoodi, et Andres, et kõik seda, mis me siin laboris teeme seal keemiahoones ruumis 414, seda läheb ükskord vaja meditsiini valdkonnas. Aga et see tuleb siis, kui me oleme kõik surnud, aga see tuleb.
ja me töötasime seal noored inimesed pulsi kaotamiseni ööd ja päevad mingi idee nimel, mis professor ütles, et läheb vaja, aga pärast seda, kui me oleme surnud. Kahjuks Artur Lind suri juba ammu, aga me oleme kõik elus ja me näeme, et see juhtus ennem, kui meie sureme. Ja meil on, ma arvan, et Artur oleks hea meel, kui ta täna näeks, mis on juhtunud.